Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna ma tahan teha hakklihasuppi aedviljaga. Mul on võetud hakkliha umbes 300 grammi. Ta on mul lihast, läbi hakklihamasina aetud tavalisest lihast. Siis on üks porgand, üks sibul, liiter vett. Näete, väiksed kartulid on puhastatud, 4 tükki. Ja paarsada, umbes pool klaasi või peaaegu 3 klaasi konservherneid. Need on loputatud ja nüüd sõelal nõrgub. Maitsistame hiljem soola pipraga ja lõpuks maitserohelist. Ja tükiga võidu peale ei tee sugugi halba supi lõpuks. Kõige enne ma panen potti vee. Panen sinna sisse ka soola ja hakkan teda kuumutama. Aga siis ma kuumutan pannil hakkliha, siis sibula porgandi ja panen nad siis potti keema. 5 minuti pärast panen ma kartuli peale. Ja kui kartul on juba hakkab pehmeks saama, siis lõpuks läheb hernes peale. Lõplikult maitsistame ja kõik. Pott on tulel ja siin ma panin natukene põhja, tirtsukene seda õli. Ja nüüd ma panen hakkliha, kuumutan natukene hakkliha. See punane värv natukene kaob. Tundub, et on õli veel juurde vaja. Nii, värv on, punane värv on läinud. Siia lähevad peale porgandid. Porgand tahab ka natukene pruunistamist saada. Ja samuti sibula. Nii, natuke pruunistub. Me võime panna isegi natukene siia vett, kui on vaja. Aga praegust rasva on veel olemas. Kui rasv otsa saab, siis tuleks panna natukene vett, et autada. Ja me pärast nagunii paneme vee peale. Et ega siin mingit. Ja siin laseme nüüd paneme vett peale, kui nüüd juba natukene kuumutatud. Ja siis haustame nad pool pehmeks. Kuskil 5 minutit julgelt keedame. Ja siis läheb peale kartul. Ja kui kartul on pehme, kui pehme, peaaegu pehme, siis panen herned peale. Kallasin vee peale. Nüüd ma lasen keema. Panen kaane peale. Nüüd on ta 5 minutit juba keenud. Ja nüüd ma panen talle kartuli sisse. Ja tahab ka kuskil. See võib panna ka soola. Siin on üks teelusiga täis soola. See ka halba ei tee. Seda ei ole palju.
15 grammi, 5 grammi. ja nüüd laseme rahulikul tulel pehmeks. Nüüd peaks ta juba pehme olema. Nüüd panen sisse herne ja lasen veel natukene keeda. Nüüd on kõik rahulikult keenud. Ma panen natukene soola juurde veel. Ei ole, tähendab, natuke mageda võitu on. Ja nüüd on praktiliselt supp valmis. Ja siin on mul porgandit ja hakkliha. Ja muidugi võib maitseroolist ka panna, aga nüüd lõpetame keetmise. Antud juhul mul on tilli, mul peterselli ei ole täna. Aga see, mis on, see on. No. Minu hakkliha aedviljasupp on lauale pandud ja